Kuule, ma nägin praegu väga naljakat vaatepilti, sa ei usu. Lambad olid parve peal ja neile tehti mere peal lõbusõitu. Nad viidi Hanikatsi laiule tööd tegema. Tööd? Mis praegusel ajal teevad lambad ka tööd või? Nad söövad laidudel heina ja ei lase niitudel kinni kasvada. Hanikatsi ja Saarnaki olid asustatud aastasadu. Viimane elanik lahkus 73. aastal. Nüüd püütakse lammaste abiga pärandkoosluse säilitada. Kuule, sina tead seda loodusvärki. Räägi lammastega. Mul oleks vaja maja ümbert muru pügada. Ega ma võlgu ei jää. Mää! Salinõmme sadamast algab lammaste merereis Hanikatsile. Lambad tuleb laidudele parvega kohale tuua, sest koha peal enam püsielanikke pole. Saarnaki laiu vanas veskis leiame märke mitme sajandi vanustest purjelaevadest ja kuigi saarnakid loobusid saarel elamast juba aastakümneid tagasi, käivad nende järeltulijad pärandkooslusi hooldamas. Kogu Läänemere mastaabis on eriline see, et selliseid laidusid, kus nii ulatuslikel aladel niidetaks veel jätkuvalt heina, nagu on seda sajandeid tehtud, küll vahendid on muutunud, aga ikkagi niidetakse, et mujal ma ei tea, et oleks. On Saarnakil, siin on 24 hektarit niidetavaid alasid ja Hanikatsil on 10-11 hektarit. Eestis on 2844 meresaart. Vähemalt hektari suuruse pindalaga saari on 400. Iga saar on kui omaette maailm. Hanikatsi väärtus on laialehine salumets, kus vaid 12 hektari suurusel alal kasvab palju puu- ja põõseliike. Kivisem Saarnaki lummab rannaniitude ja lookadastikega. Laidudel kasvab palju käpalisi, siia koonduvad linnud pesitsema. Kõverlaiu ümber kogunevad viigerhülged. Väinameres sellist ja ka üldse Eestis sellist saarte rida, nagu siin Hiiumaa kagurannikust kagusse kulge, seda võiks isegi nagu nimetada arhipelaagiks, taolist sellist tervikut nagu mujal ei olegi. Et selles mõttes on võib-olla nende saarte ja selle kaitsala eripära just oma terviklikkuses ja väga suures mitmekesisuses.